No Way Home oli parem kui mingi multikas. Ma sain just eile 12, ma olen nüüd suur poiss ja mina enam ei vaata multikaid, sest multikal on fucking lastele! Nii vähe kui mind sinu arvamus ka juhitaks, siis nagu sa ei kujuta ette, kui väga selline asi mind närvi ajab. Sõna multikas on reaalselt nagu mingi tõrgevõrd mu jaoks, sest animatsioon ei võrdu multikas. Ja täna ma tahan täpselt sel teemal räntida. Ma muidu väga ei ole nagu hullult opinionated inimene ja nagu ma ei taha suga vaidlema tulla mingil controversial teemal, kui mina sellest väga midagi ei jaga. Võibolla mu YouTube'i karjäär, natuke väidab vastupidist, aga tegelikult nii see on. Aga kui sa julged minu läheduses tulla väitma, et sa ei ole mingit animeeritud teost vaadanud, sest see on mingi multikas ju, siis nagu ma reaalselt, ma tulen sulle kallale. Ja mitte sõnadega, ma ei tule sulle sõnadega kallale. Ma tulen fucking kägistan su ära, sest mind ei huvita, kui suur või tugev sa oled, mul on 2 kätt ja mul on poole rohkem ajurakke ja ma ei karda neid kaotada. Alustame ilmselt kõige lollikindlamast näitest. No nagu, ma ei tea, mul on suga raske vaidlema tulla, et mingi Peppa the motherfucking pig ei ole mõeldud lastele. Nagu seekord sul võib tõesti õigus olla, aga sest see ongi mõeldud lastele. Et su emme saaks anda sulle kätte iPadi, kus käib autoplay peal mingid värvilised kujundid ja siis sa saaks olla nagu... Probleem tuleneb sellest, et mida komplikeeritumaks animatsioon muutub, seda hägusemaks läheb nagu ühiskonna arusaam nendest piiridest. No offense, aga kui sa ei tee neil 2 asjal vahet, siis sa peaksid fucking arsti juurde minema. Shut the fuck up, pane see klaviatuur maa, mind ei huvita su silmakirjalik arvamus. Mina kui täiskasvanud mees vaatan iga Disney Pixari filmi, mis välja tuleb ja sina kui alakas vaatad pornograafiat. Rääkides Disney Pixarist, nende filmid on ilmselt kõige parem näide sellest probleemi juurest. Juurikas. Vahet pole, kui vana või uus see ka poleks. Need filmid on alati Need filmid on alati üles ehitatud niimoodi, et kogu pere saaks neid vaatama minna. Et lapsed saaksid oma tehisliku suhkrulaksu kätte ja emmedissid saaksid eksistentsiaalse kriisi. This film takes place less than a year after the September 11th terrorist attacks. I bring this up because it radically altered the culture of the time in ways that make this movie feel exceptionally ignorant of the time. 9/11, vaataks uuesti. Aga kuidas see on fucking võimalik, et nagu sulle meeldib mängida limaga ja mulle meeldib mängida su ema tussuga? Me tuleme nii erinevatest maailmatest ja kuidagi mingil imekombel me saame ikka nautida sama filmi. Tead miks vä? Sest fucking animatsioon, see on kõige paindlikum ja loovam loo jutustamise viis läbi aegade. Animaatoritele vabadus teha ükskõik mida nad tahavad, ükskõik kuidas nad tahavad. Neid ei hoia tagasi mingi füüsika või ilm. Nad saavad oma maailma ja tegelase üles ehitada läbi oma fantaasia. Ja kui on üks asi, mida ma tean, on see, et fantaasial ei ole piire. Also, ma tunnen kaasa kõigile animaatoritele, kes peavad lihtsalt igapäevaselt sellist ränti maha pidama. Ja nagu, miks mingi fucking jalgpallurid saavad lihtsalt tänaval käia ja lihtsalt sulavad nende ees. Ma ei heidi jalgpalli, aga see on lihtsalt mäng, kus poisid jooksevad ringi ja taavad palli. Ma ei tea, aga nagu kõlab suht lapsikult. Ja inimkonna silmis on see mingi kõige mehelikum asi jaales, samal ajal kui kunst, mis saab ellu tuua ükskõik millise fantaasia on... Aga mis siis, kui see polegi lastele? Nagu näiteks ükskõik milline täiskasvanutele mõeldud seriaal. Simpsonid, South Park, Archer, BoJack Horseman, Robot Chicken, motherfucking Rick and Morty. Nagu mis sa arvad, Justin Rowland tegi oma sarjas animeerituna, et suunata oma seksuaalsed ja poliitilised naljad lastele vä? Ei, see on animeeritud, sest see lihtsalt sa ei saaks sellist asja üles ehitada, mitte midagi muud, kuidagi täitsa põtsis. See lihtsalt ei töötaks muud moodi. Veel parem näide on anime. See, mida Jaapani animaatorid 24 freimiga korda suudavad saata, on täiesti uskumatu. See, mida kõike nad nagu sinu alateadvusesse sisestavad läbi oma visuaalse kätetöö, see on lihtsalt täielik talent. Vahest kõik, mida su aju vajab, on kõigest üks frame, et lihtsalt kõik liikuma hakkaks. Ja see on kohe kindlasti multikas. See on kindlasti mõeldud lastele ja... See on ikka liiga lapsik mu jaoks. No, tead, mu väike vend armastaks seda, võt.
ja ära hakka mulle isegi pihta CGI-ga. Võtame selle sama näitevideo algusest. Tule kõnni muga. Siin on ikooniline kaader uuest Spider-Mani filmist. 3 Spider-Mani villenit, taustal lokatsioon, kus tegevus toimub ja mitte miski ekraanil pole päris. Nagu, sorry, et ma siin sealt kivi alt vastu sinu tahtmist välja tirin, aga põhimõtteliselt iga film tänapäeval kasutab arvutiga genereeritud. Mis see sõna, animatsiooni. Nii et kui sa tuled paukuma, et minu lemmikfilm on multikas, siis ma paugun vastu, et ka sinu lemmikfilm on multikas. Fuck you. Miks ma üldse teile sellest räägin? See on puht teie enda heaolu nimel. Ma tahan teid natuke harida, et teie tulevik helgem oleks, okei? Et iga kord, kui sa suu lahti teeks, et ei saaks lihtsalt kogu tuba koheselt aru, et sa oled täielik ajuhälvik. Nii et siin on mõned näited. Siin on Arcane. Ma lihtsalt tahaks nutta selle pärast, kui hea see on. Kui sulle meeldib LOL, siis kindlasti vaata seda. Ja kui sa puht füüsiliselt vihkad LOL-i ja tahaks ära kägistada iga inimese, kes seda eales mänginud on, sa pead ikka seda kindlasti vaatama. Sa oled ilmselt Ratatouille'd näinud elu jooksul vähemalt, korra. Aga kui sa oled kuskil minu vanune ja ei ole seda nagu päris mitu aastat vaadanud, siis ma kohe kindlasti soovitan sul selle üles vaadata. Sest see on täiesti uskumatu, kui täiskasvanulik film see on. Your Name on tõeline sajandi armastuslugu. Ja küll veits korni küll kohati, aga ikkagist eluehtne näide sellest, kuidas on kasutatud animatsiooni, et edasi jutustada lugu, mis võib ka kõige mehisema jõujunnid emotsioonist pillima panna. Isle of Dogs on ilmselt kõige parem näide multikast, milles su harilik laps lihtsalt sittagi aru ei saaks. See film ootab, et sa oleksid kogu oma mõistusega teema juures ja filmi lõpuks premeerib sind sinu ustavuse eest. Who's a good boy? You're a good boy. Ükskõik milline Stuudio Ghibli film eales. Neil on mingi 20 filmi suurune repertuaar, millest valida. Vahed pole, kust otsas sa ka jalustaks. Üks on täiskasvanulikum kui teine, 3 on parem kui 4. Ja see oli video. Ärge nüüd oodake, et ma nüüd regulaarselt uploadima hakkan, mul lihtsalt mõte jookseb jälle viimasel ajal. Ja pidage meeles, ärge saage kastiga pähe. Kastiga pähe!